Moodle'is on tegevus nimega tund ja mul on siin vanast ajast jäänud eeltäidetud juba proovitund. Tund, täna on 14. mai. Panen selle kuupäeva, siis on selge, mis tund on ja mis kuupäevast. Ja näitan selle esilehele, et see on siis selline proovitund. Seda ei pea tegema, ei pea panema seda linnukest siia, aga võite panna. Edenemisriba ma paneks, siis õpilasel on näha, kui kaugel ta hetkel on ja ma näitan talle ka menüüd. Siit muid asju ei pane. No ma võiksin kitsendusi panna, et enne menüüd ei näe, kui sul on juba mingi teatud arv küsimusi vastatud, et ei lasta jääda. See on nüüd tähtis koht, et kui te panete tähtaja, siis see lähebki lukku sellel tähtajal, et antud juhul läheks ta 14. mai 18.12 lukku ja peale seda enam seda avada ei saa. Ja seda teha ei saa. Aga kui on hilinejad, siis nemad ei saakski vastata. Nii, nüüd liikumine. Meil on põhimõtteliselt kaks võimalust, et kas me laseme tunni lausa uuesti teha õppijal, uuesti vastata, kui ta on läbi kukkunud, või siis seal tunni ajal ta näeb oma edenemist ja ma luban tal tagasi minna ja kui tal ei tule kokku seal 70% näiteks, kui me paneme selle miinimumi, siis ta läheb tagasi ja püüab uuesti vastata. Eesmärk on lõpuks, et saada siis arvestus kätte. Ehk siis punkti asendangi skaalaga ja skaalalt valin arvestatud, mitte arvestatud. Ja uuesti võtmist ma ei luba, ta põhimõtteliselt salvestab teil kõik uuesti võtmised. Lõpuks on teil üpriski kirju pilt seal, et õpilane on vastanud küsimustele mitmeid kordi järjest, et milline see nüüd see viimane on, otsi sealt siis üles. Ligipääsu ma olen küll nii-öelda kahandanud, et sellele antud tunnile pääseks ikkagi ligi ainult see rühm, keda ma tahan, et sinna ligi pääseks. Ja pädevustest võite valida, et saada see läbivaatuseks ja salvestada. See salvestamise kiirus sõltub sellest, et kui hea net teil on. Mul siin võtab praegu aega. Okei, ootame ära. Nii, tehtud. Nii, nüüd hakkame siis pihta sellest, et näiteks me alustame tavaliselt ju sisulehest. Ja lehe pealkiri, see on siis näiteks sissejuhatus. Teemasse. Siin sisulehel need põhitööriistad, mis ikka Moodle'is on, et saad kirjutad teksti, võid panna pealkirja, mis siis eristub. Näiteks paneme ta boldi, võib ka itaalikuse panna, kirjutame mingi tekstiteooria kohta. Ja võime siin ka tähelepanu juhtida. Pealkiri iseenesest võib ka panna siin näiteks, et see on suur pealkiri. Seda ka muuta. Ja kui nüüd midagi tahan, et kindlasti nota bene, ma ei oska öelda, mis ma siia võiks panna praegu. Kui mingi oluline asi, eks ole, vaata kindlasti midagi, mis on väga oluline, siis võid sellele tõmmata ümber sellise
kollase teksti, et see tõesti, see torkab silma ja loodetavasti inimene märkab ka seda. Kui mul on antud teema kohta näiteks teooria, võib-olla ma ei panegi seda siia lihtsalt uuesti, vaid panen selle teooria kohta lingi. Ma lähengi nüüd, võtan ühe lingi. Vaatan, kas ma midagi sellist asjalikumat leian siit samast meie õppetükist Moodle'i abi. Mul on seal näiteks ma panen selle lingi, et kuidas ülesandeid esitada. Nii, loe teooria läbi. Ja panen siia selle jutu lingina. Lingi ma soovitan avada uues aknas, et siis tal jääb see ka lahti, see tekst kogu aeg sinna paralleelsesse vahelehte, et ta seda kinni ei pane. Muidu on päris kohutav hakata siin edasi-tagasi käima. Kui on pilti võtta antud teema kohta, kindlasti pange pilt, sest pilt nagu teeb selle asja elavamaks ja ka ilusamaks. Nii, vaataks meil siin mõnda. Okei, näiteks see juustupilt. Kui on teiste pilt, siis ärge unustage viidata. Ikkagi inimesed, kes teie kursusel käivad. Et see kursus on ikkagi nagu ütleme poolenisti avalik, et kindlasti peab olema viidatud. Viidatud peab üldse olema. Ja joondus ma panen ülesse poole selle pildi niimoodi. Ja ta näeb siis välja siin see pilt selline. See soovituslik laius 800 on selline, et see pilt põhimõtteliselt katab sul kogu selle töölehe laius, et see on nagu ütleme 800 on üks niisugune hea laius. Ja et okei, neid teisi töövahendeid me saame vaadata hiljem ka, mis nendega teha saab. Ja kui see kõik on valmis, siis suuname õpilase näiteks küsimus number 1 juurde, mis asub meil järgmisel lehel ilmselt. Nii. Ja nüüd lisame siis küsimuse. Valikus on meil see klassikaline valikvastus, aga on võimalik valida ka number. Ma räägin siis sellest numbrist. Kuna ma ennem kirjutasin küsimus 1, siis panen talle ka pealkirjaks küsimus 1. Lehe sisuks tuleb küsimus, näiteks kui palju on tosin ja võite selle panna ka boldi. Üldiselt torkab paremini silma, on parem. Ja vastus, kui õpilane vastab 12, siis te võite siia ka kirjutada, et õige või tubli või mida iganes. Õpilane näeb siis õige vastuse sisestamisel seda. Ja mis ta nüüd edasi teeb, et ta annab talle siis 1 punkti selle vastuse eest ja suunab ta järgmise lehe peale. Nii, no pärast esimest küsimust võib-olla tuleb teil uuesti sisuleht. Selleks on siis näiteks sisu. Siia panete siis uue teoreetilise materjali, mis teil on, aga võib-olla, kui see ees juba see teooria, mäletate, on seal vahelehel lahti,
siis seda pole vaja siia panna. Aga kui mul seal on näiteks, kui ma olen PowerPointis tehtud, siis on seal võib-olla kas lühidalt või märksõnadega, et ma siis siin näiteks natukene kirjutan oma PowerPointi teksti rohkem lahti. Lisan, valesti kirjutatud, lisan ka näidisülesande, kuidas seda lahendada. Näidisülesanne, mis on siis juba üks sõna, tuleb mul siia alla ja võin ka muidugi video panna, kui mul on YouTube'is näiteks video võtta kohe niimoodi, siis valin siit video ja video selle URL-i paste'id siia ja paned siia hoopis video. Nii. Ja nüüd, mis siis juhtub pärast seda? Pärast seda juhtub see, et õpilane saab küsimus 2, küsimuse number 2, mis asub nüüd sellest lehest järgmisel lehel. Aga võid ka teise valiku talle anda, et näiteks võid anda talle sellise valiku, et tagasi esileheküljele. Kui näiteks õpilane ei ole veel küsimuseks 2 valmis, saab ta siis hüpata sinna tagasi. Ja see esimene leht oli meil sissejuhatus teemasse. Ja kui küsimusi palju tuleb, siis võib ka siia tekitada neid, et kus need küsimused on ja need küsimused tulevad siis riburada pidi või need lingid nende küsimuste peale tulevad sinna õppetükis alla. Hiljem vaatame ka. Ja saab kiiresti hüpata ühest kohast teise. Nii, nüüd meil teine siis on ka valmis ja siia oleks paslik lisada küsimus 2. Mis me küsimus 2 näiteks, teeme lühivastuse. Küsimus 2. Nii, küsimus 2 peab olema nüüd selline küsimus, millele saab vastata seal 2-3 sõnaga. 2-3 sõnaga ja te peate need sõnad siis siia panema, näitama seda õiget vastust, nii et küsimus tuleb sügavalt järgi mõelda, mida küsida. Et sellele saab hästi konkreetselt vastata. See peab olema mingi hästi konkreetne asi. Näiteks ta võiks olla sõna, mitte number. Kõige number ta võib ka olla. Aga nii, kuidas kirjutatakse Tallinna teeninduspool lühendina? Kuidas see lühendina kirjutatakse? Kõige õigem oleks niimoodi, et esimene täht on suur, teised on väiksed. Ja premeerin siis õpilast selle eest sõnaga tubli. Ja siis ta saab edasi minna järgmisele lehele. Võite ka siin panust osta, et ta nii hästi, näiteks, et selle küsimuse kaal on suurem kui eelmisel oli. Et kui ta nüüd vastab niimoodi, et kõik tähed on suured, siis võite siia panna vale. Ja tegelikult ta saab ka õiguse uuesti vastata ja las ta siis katsetab, kuni see leht
ongi siis see hüpe, et ta ei hüppa mitte kuhugile, kui ta valesti vastab, vaid ta jääb sinna samale lehele, et ta jääb nii-öelda sellele lehele kinni. Nii, salvestame. Ja siis üks lemmikküsimusi on mul selline, et no tõeste vääre ma päris palju kasutan. Peab ütlema, ega tõene vääriv kujundus ei ole just kõige parem. Aga no hiljem näeme, milline on siis see tõene väär. Tõene ja väär. Küsimus, mulle numeratsioon meelest läinud, et mitmes ta oli. 3. vist juba. 4. Nii. Näiteks väide. Tallinna kooli direktor on Tiina Lukk. Selline väide. Nii, kui õpilane ütleb, et jah, on, siis kirjutate eksisite. Tähendab, vabandust, mitte siia pane, vaid siis kommentaar tuleb siia alla, aga siia tuleb see, mille vahel õpilane saab valida, et kui ta nüüd näiteks, okei. Näiteks õpilane valib jah. Ma panen ta kohe suuremasse kirja. Keskmine. Natuke lüngavahet ka sisse. Võib tegelikult need jah-ei teha ka tooniga. Vaatame, kuidas hiljem välja paistab. On see hea mõte või halb mõte. Selle eest muidugi punkti ei saa, sest et õige vastus on vale. Vastus on vale. Ja keskmise suurusega panin ja valele võiks panna taustaks punase. Noh, tavaliselt on. Vale on punane, roheline on õige. Ma panen siia ka siis selle hüüumärgi taha, et las olla siis mõlemale. Ja vale vastusel on praegu siis reageering õige. Ja selle eest saab punkti ja saame edasi liikuda järgmisele lehele. Nii, see oligi mu 3. küsimus ja nüüd on siis valikus, et kas me veel paneme sinna lisa juurde või ongi meie küsimuste rühmaga hetkel kõik. Ja vaatame siis, mis me edasi teeme, et võime veel lisada näiteks siia sisu. 3. sisu näiteks siis meil oli sissejuhatus, meil oli sisu ja paneme siis näiteks lõppsõna. Üks variant veel puudus, et lõppsõna ja näiteks panen, et mis teile tänasest, teie paneme siis ikka suure tähega, kuna üks inimene seda loeb. Ma eeldan, et üks inimene loeb, mitte mitu. Sest tunnist uut meelde jäi. Las ta siis olla ka veidi boldis ja suurte tähtedega. Nii, ja
ja siis saadan ta küsimus number 4 juurde. Siin võib-olla enne seda küsimust võib panna siia ka punktide kaupa, et me rääkisime sel teemal ja siis me rääkisime veel sellel teemal ja ka sellel siis abiks. Nii, ja viimane küsimus on siis, räägin lühidalt, mis see valikusse seadmine on. Valikusse seadmine on, tegelikult siia ma oleks tahtnud essee panna, see oleks loogiline olnud, et küsimuse tüüp on essee ja siis õpilane lihtsalt ise kirjutab ja sul on hiljem hea ülevaade, et kas ta on seda ise teinud, igaüks peaks ju ise kirjutama omamoodi. Aga võib teha ka siis vastavusse seadmine. Järjekorras küsimus 4 oli vist, jah. Et kõigepealt on siis teooria tuleta. Aga tal on nüüd, mäletate, võimalus tagasi minna ja väga lihtsalt seda meelde tuletada, aga mis siis, ta ikkagi õpib ju sellest, sest ta hakkab nüüd vastavusse seadma. Mis me täna õppisime. Ja võid siis siia veel panna, et kui on õiged vastused, et mis sa siis, kas siis kommenteerid kuidagi, et no, oli tubli ja annad talle siit punktid ja kuna see on meil siin lõppsõna, siis võime siin panna, et see on tunni lõpp ka. No teeme selle. Et olid väga tubli ja tähelepanelik. Kui kõik on inimest õigesti vastatud, võid lausa selle boldi panna ja itaalikusse ka, et esile kutsuda. Paremini silma torkab. Ja oletame, et me panemegi siis 3 teema kohta. Muidu võib pikemalt selle teha. Ma panen siis hetkel 3, et õige vastust annan talle 3 punkti. Siin on nüüd võimalik teha niimoodi, et ma ei lase teda siit edasi. Aga võin ka teda siit edasi lasta ja näiteks, et kui ta vastas valesti, siis kahjuks ei teadnud kõiki õigeid vastuseid. Ta muidugi, jah, hiljem protsendid arvutab välja, aga jätangi see 0 punkti, aga ikkagi saadan ta tunni lõppu pärast seda, kui ta on ka valesti vastanud. Sellega ikkagi tund täna lõpeb. Aga hakkame siis arvutamiseks. Sobib Microsoft Excel. Ma võin panna siia järjest, et sobib ka tegelikult Google Sheets. Siis tekstitöötluseks sobib näiteks kopeerimiseks Microsoft Word.
Google'is on ka oma tööriist. Okei, aga paneme viimaseks, et esitluseks sobib Google Slides. Nii, ja ongi siis paarid moodustatud, et näitan kohe selle ohukoha ka, et kui on kaks samasugust küsimust ja vastused on erinevad, et siis teinekord ta ikkagi see muudel saab aru, et esimene see küsimus oli, et selle esimese vastus on just nimelt see ja teise vastus on just nimelt see, kuigi sobiks ka nii ja naapidi. Aga no okei, saame seda kohe testida, et kui see kõik valmis on, siis aruandeid meil hetkel ei ole. Seal on tühjus, ühtegi katset tehtud ei ole, essee vastuseid ei ole ka vastatud. Noh, täna me esseed ei pannud ka üldse. Nii, et vaatame siis eelvaadet ja ma tuleksin siia õppijana. Ahaa, ma ei ole Edeko õpetaja, ma ei saa seda tundi võtta. Okei, ma võtan hetkel selle maha siit, et see piirang, oi, vale koht. Võtan selle piirangu sealt maha, et seda saaksid teha ainult Edeko õpetajad. Lubame siis siin teha kõigil piirang maha lihtsalt ristikest ja ongi maha võetud. Nii, ja uuesti rolliks õppija. Soovitan kõigil läbi teha selle tunni ja vaadata, kas asjad ikka toimivad nii nagu peab. Nii, see on olemas. Nii, link klikitav on olemas, avab ka selle lingi, sellega on kõik hästi. Nii et see on nüüd see edenemine. Küsimus 1. Nii palju on tosin. Vastan valesti. Okei, teeme esimese vastuse, vastame õigesti, et vaatame, mis siis saab. Nii, et nagu te nägite, siis ka teooria lugemise eest saatsin, kui palju sa läbinud oled. Seda valesti ei vastaks. Nii. Paneme siis, siin paneme ka vale vastuse, vaatame, mis ta teeb. Ahah, siin tuleb nüüd üle vaadata, et tuli millegipärast reageering tubli, et ma pean selle küsimuse üle vaatama, et tundub, et ma olen seal midagi valesti teinud. Sest ta peaks olema ülejäänud tähed väiksed. Nii, ei ole. Jah, vastus oli mul vale, aga tegelikult vale vastus on õige. Nii. Ja nüüd oleme jõudnud siia lõppu, et ma vastasin seal ühele küsimusele valesti, et kas ma saaksin seda ka uuesti vastata. Näiteks ma panen nüüd õigesti. Oih, läks veel kõige valemini läks. Nii. Ahah, ei luba enam vastata. Nii, seda ma tean, et see on vale. Nii, sellele ka ma ei saanud uuesti vastata tegelikult. Lihtsalt hüppasin siit edasi või noh, ta viis meid edasi. Ja nüüd on viimane küsimus. Küsimus number 4. Ei tule ette, selge. Kui nüüd on mingisugused vead siin sees, siis peab minema neid vigu korrigeerima. Kuna mul on ükskord võimalik seda tundi teha, siis ta viskas mu sealt täiesti välja praegu.
Oi, vabandust, ma unustasin selle ära, et ma õpilasena ei saagi siin midagi teha. Nii, panen siit muuda. Oi, vahendatud. Nii, kus mul siin siis vale vastus oli? Mul ei läinud edasi. Ahah. Seda küsimuse rühma lõppu ma pean siit vaatama. Nii. Tegelikult saad siit ka vaadata, et nii laseb sul vastata, et see on vale. Okei, edasi saan jätkata. Nii läks ilusti edasi, aga siit edasi ei läinud. Vaatame. Mis siin siis vastavusse seadmine. Nii, lõppsõna. Millega lõppsõna lõpeb? See suunab, vaata, see jätab siia sellele lehele. Siin jätab sellele lehele. Aga see peaks minema hoopiski küsimuste lehele. Nii. Ja tegelikult tuleb minna sinna vastavusse seadmisele. Nii et sa pead selle samamoodi selle tunni läbi käima ja vaatama, et kas kõik liigub ilusti edasi. Siit on muidugi näha ka, et kas ta liigub, kuhu ta läheb edasi. Ja mul jäi siin pooleli see vastavusse seadmine. Vastavusse seadmine on siis selline ülesanne, kus sobib Google Sheets, sobib ka Excel. Mis sa siis teed, kui see õpilane paneb 2 korda järjest Microsoft Excel? Põhimõtteliselt ju see sobib. Nüüd on su enda asi siis, et kas sa loed need 2 varianti õigeks või sa ikkagi eeldad või siis pead siia kirjutama, et sa siit pead valima erinevad vastused, mitte sarnased. Minu viga. Tekstitöötluseks Word ja esitluseks sobib Slides. Nii. Jah, ta ütlebki, et kahjuks olid osad vastused valed. See tähendab seda, et nad olid küll õiged, aga mul oli vales järjekorras vastatud, sest et ma esimesena panin Excel ja teiseks ma panin Google Sheets, kui ma neid küsimusi koostasin. Selles mõttes on see programm natukene rumal, et ta ei loe neid õigeks, aga õpetaja saab neid õigeks lugeda. Nii et õpilasel põhimõtteliselt on võimalus need kas uuesti vastata või ei. Et noh, ma ei teagi, mis need õiged variandid on ja lihtsalt lähen siis edasi, aga edasiminek tähendas seda, et nüüd ongi tunni lõpp ja sellega on tund läbi. Essee vastuseid siis õpetajal hetkel siin hinnata ei ole, aga üks vastaja on siin täiesti olemas, see on siis ma ise. Mul oli see lõpetamata, ma lahkusin sealt poole pealt, seal tekkis segadus, mäletate, jäin nii-öelda kinni sinna. Ja mis ma nüüd siis õpetajana teen? Põhimõtteliselt on mul õpilane küsib, et milles asi on, miks ta ei ole A-tähte saanud või siis, kui ta tuleb siia sisse vaatama, siis ta näeb, et tal jäi see lõpetamata, uuesti alustada ei lase, sest meil oli ainult üks kord võimalik seda teha. No siin on nüüd teil siis valida, et kas te lubate uuesti alustada. Kui lubate, siis seda tundi võib lõpmatuseni uuesti alustada, uuesti teha ja kui teil on seal essee vastused näiteks sees, siis muudkui aga lähete ja kontrollite või teete siis kindlaks, et milline see kõige viimane vastamine oli. Aga võin õpetajana ka lihtsalt kustutada selle tulemuse ja õpilane saab sel juhul selle uuesti teha. Ma saan nüüd testida. Kui ma tulen siia õpilasena, sest enne mul seda võimalust ei olnud jätkata, siis nüüd on mul uuesti see 1,5 tundi olemas ja ma võin selle uuesti teha. Nii et teie valik siis, et kas te lubate uuesti teha kohe vaikimisi
või siis vaatate tulemused üle, et kui on 0 punkti, siis avate selle tunni õpilasele uuesti. 2 sellist valikut. Sellega on lühidalt siis tund tutvustatud teile.